Tere tulemast tagasi vaatama loomasaadet Lemmikute lemmik. Mis tahes operatsioon on lemmikule keeruline ja vana tõde on, et mida väiksem on sekkumine, seda kiirem on taastumine. Asume rääkima laparoskoopiast. Tere, David. Mida laparoskoopia endast kujutab? Laparoskoopia tähendab ikkagi teatud väikeste haavade kaudu kõhuõõne ülevaatust kaamera abil või siis ikkagi teatud kirurgilist manipulatsiooni seal kõhuõõnes haavade kaudu. Tegelikult ta on tulnudki just humaanmeditsiinist, et jah, tõesti see on suhteliselt uus tehnika. Ei saa ka öelda, et inimmeditsiinis see on vana, et ikkagi ka inimeste meditsiinis, aga ta on muutunud hästi populaarseks ja arvatavasti veterinaarmeditsiinis on just see mõju humaanmeditsiinist ja surve inimeste poolt on ikkagi tekitanud ka niisugust hästi suurt populaarsust. No tõenäoliselt steriliseerimine on üks niisuguseid kõige tavapärasemaid protseduure, et kuidas see nüüd välja näeb võrreldes tavalise avatud steriliseerimisega siis? No kindlasti antud juhul jälle kasutame neid väiksed instrumendid ja teeme 2 väikest kõhuhaava, kuhu viime instrumendid, kaamerad ja siis nende abil fikseerime munasarjad kõhu külge nii-öeldes ja võimaldame neid siis kasutada spetsiaalsed seadmed selleks, et kõrvetada veresooned ja läbi lõigata neid. Mõnikord laparoskoopia võib omada ka diagnostilist tähtsust, et kui näiteks me kahtlustame mingisugust protsessi, kas või kasvälist või midagi, mida meile ei ole päris selge ja meile on vaja suhteliselt kiiresti selle peale reageerida või siis mingi protsess, mis võib olla ka kirurgiline, et on täiesti võimalik väikse kõhuhaava kaudu kiiresti minna sinna kõhuõõne sisse ja üle vaadata kogu kõhuõõnd, mõnikord isegi võtta ka biopsiat ehk siis proovid erinevatest kuudadest nagu maksast, neerust, põrnast, soolestikust ja teistest organitest. No, miks see tehnika parem on kui nii-öelda avatud kirurgia? No, esiteks kindlasti on see, et me näeme palju paremini, et kogu pildi kvaliteet on palju parem ja me näeme isegi väiksemad struktuurid, väiksemad veresooned, et me saame paremini kontrolli all hoida veritsust, näeme isegi raskesti kättesaadavates kohtades kõik olulised struktuurid ja need, mida me ei saa nagu üle vaadata alati avatud operatsiooniga. Eesti veterinaarias on sellised aparaadid siiski väga-väga uus teema ja PetCity kliinik on vist peaaegu ainus, kes seda kasutab, et milliseid protseduure siin laparoskoopia abil tehakse? Kindlasti meie valik nii-öeldes ei ole veel täisväärtuslik, et me ikkagi üritame seda pidevalt tähendada. Põhiliselt me oleme praegu teinud kindlasti koerte, kosside steriliseerimisi, peitmunandi eemaldamised, mis on neid munad, mis asuvad kõhuõõnes väga edukalt. Ja praegu alustasime ka põieoperatsioonidega, kus meil on võimalik põiekivid eemaldada laparoskoopi abil ja see kindlasti on oluliselt vähem traumaatiline võrreldes avatud operatsioonidega. No, esiteks on kindlasti palju väiksemad haavad, et kuna kasutatakse väiksed instrumendid, nad on palju kõrgema kvaliteediga, nad on kindlasti palju delikaatsemad, et me ei pea oma näppudega üldse manipuleerima kõhuõõnes, et kõik toimub ainult instrumentide abil ja kindlasti see tekitab oluliselt vähem traumat, vähem veritsust, vähem valu, vähem kuudadega kokkupuudet. Ja kindlasti on väga suur eelis on see, et kuna kirurg puutub oluliselt vähem kokku oma kätte abil sisemiste organitega ja kogu see organite kokkupuude väliskeskkonnaga on palju väiksem, seetõttu on ka tõenäosust, et me võime siia viia mingisuguse infektsiooni on ka oluliselt väiksem, mistõttu need kõik komplikatsioonid on oluliselt väiksemad ja oluliselt harvemini juhtuvad. Mis omakorda tähendab ka seda, et tõenäoliselt ei pea loomale manustama nii palju antibiootikume? Tavaliselt me ei kasuta üldse antibiootikumi selliste operatsioonide järgselt, et kui selleks ei ole mingit teatud näidustust. Ja samuti ka teiste ravimite osas, nagu valuvaigistid, nende kasutamine on ka oluliselt lühem. Kuidas koer sellisest opist taastub, et kui kähku ta tavapärane on, et tavaliselt need suured haavad on just need, mis tekitavad kõige rohkem kannatusi? Ja kindlasti, et esiteks on looma jaoks on suurem valu, et kui on suur haav, et kindlasti neid väikeste haavade puhul me ise näeme erinevust, kuna varem me oleme ikkagi avatud operatsioonid teinud, et praegu me näeme, kui hästi nad taastuvad, pärast järgmine päev juba omanikud kirjutavad, kui hästi, kui edukalt on kõik läinud ja et loom juba hüppab ja jookseb, et vaatamata selle, et sa üritad neile vahepealt öelda, et palun ikkagi hoidke rahvarežiimis järgmine päev, nad ikkagi helistavad ja kui tore koer juba jookseb. Et jah, see paranemine on oluliselt kiirem ja oluliselt lühemat aega võtab.
ehk siis kui tavapärase nädala-kahe asemel koer on endine juba nii-öelda mõne päeva jooksul. Jah, no tegelikult juba järgmiseks päevaks või siis juba samaks päevaks juba näeme, et päris paljud omanikud ütlevad, et juba tagasi koju saates koera, siis nad tulevad samasuguses meeleolus, nagu nad tulidki hommikul siia kliinikusse. Veterinaaria on kallis ja ilmselgelt ka põhjusega, et kui palju selline protseduur hinna poolest erineb nüüd klassikalisest steriliseerimisest või muust? Ta on kindlasti kallim, et siin tuleb kindlasti arvestada seda, et me kasutame palju kallimat aparatuuri, see on palju kõrgema kvaliteediga ja kindlasti need kõik instrumendid ja need tähendavad seadmed. Kindlasti kui siin mängib rolli see, et peab olema ka eraldi inimene, kes oskab seda ja kelle nii-öelda koolitamine ka maksab. Et kindlasti sellised protseduurid maksavad rohkem ja hetkel 100 € võrra rohkem. No teisipidi jällegi minu loom taastub rutem ja see on talle ikkagi oluliselt nagu vaeva vähesem. Ja, seda küll. No kuhu see laparoskoopia edasi läheb, et täna sa teed operatsioone, mis puudutavad siis rohkem siin kõhuõnd? Kindlasti sellel üldse endoskoopias on väga palju erinevaid võimalusi kasutamiseks. Et tulevikus kindlasti me kavatseme ka rinnaune operatsiooni alustada väheinvasiivselt, ka artroskoopiat ehk siis liigese õõne protseduurid, et see kõik nagu ikkagi kogu kaasaegne meditsiin ja kogu kaasaegne kirurgia läheb väheinvasiivsuse poolest, et võimalikult vähe traumat, võimalikult vähe valu ja võimalikult kiirem taastumine. Kindlasti nad on laparoskoopiliste protseduuridel on oluliselt väiksemad ja vähem harvam esinevad, et haava komplikatsioonid, mis on siis eritised haavast, haavapõletikud, et kindlasti ka verejooksud, et see on ka üsna tüüpiline, aga kõik need komplikatsioonid on enamasti operatsiooni ajal tekitavad ja pigem neid saab juba kõrvaldada juba operatsiooni ajal. Et operatsiooni järgselt taastumisel neid komplikatsioone on suhteliselt vähe. Et kindlasti, kuna need haavaaugud on oluliselt väiksemad, et siis vähem tõenäoliselt, et võib tekkida song, siseorganid välja kukkumine nii-öelda. Et juhul, kui haav juhtub lahti minema. Just, et need väiksed haavad tõmbavad üsna kiiresti kokku.